Igal juhul. Ma olen siin need tuletused pannud sellises järjekorras, et need lähevad nagu aina keerulisemaks. Algab lihtsasti ja lähme aina keerulisemasse kohta. Et lõpuks kasutame neid koledaid jagamise ja korrutamise valemeid, mis tuletuses on. Aga mis asi see tuletus üldse on? Mul oli endal kunagi üks, ega ma ise ka päris hästi aru ei saa, mis asi tuletus on, aga mul oli üks füüsikaõpetaja kunagi, kes ütles, et tuletamine on nagu tükkideks jaotamine ja integreerimine on nagu nende tükkide kokkuliitmine. Väga hästi ei saa aru, mida see tähendab, aga gümnaasiumi ajal oli see tuletise teema lihtsalt selgeks tegemise teema ja siiamaani on see siuke selgeks tegemise teema, et ta ei ole intuitiivne mitte eriti. Et mitte eriti intuitiivne, aga mis on see kõige tuletise valem, mis töötab nagu õigemini eksisteerib üks tuletise valem, mida me kohtame väga palju rohkem kui teisi valemeid. Ning Merleen, sa siis mäletad, missugune see on, jah? Jaa. Missugune? Et x-i üleval olev arvu sa korrutad x-i ees oleva arvuga ja siis x-i aste väheneb ühe aasta võrra. Täpselt nii, et kui meil on siin x-il on mingisugune astendaja ja kui me nüüd tuletame seda asja, tuletamine tähendab siis seda üla-koma sümbolit, siis see arv A tuleb siia ette ning sellest arvust A me siis veel ka lahutame ühe maha. Just siis A miinus 1. See on see kõige tüüpilisem valem. Et kui tahta siia samas see alla talle mingi näide panna, siis näiteks ma ei tea, x ruudu tuletis on kõige sellisem klassikalisem. See oleks siis 2x ja 2 miinus 1 ehk siis 2x ja astmel 1 ehk siis 2x. Seda astendajat ühte ei ole vaja kirjutada. Ja see ongi nagu kogu tuletus. See on siis mingisugune tükk sellest x ruudust. Et tuletamine, ma olen ise meelde jätnud niimoodi, et tuletamise käigus aste alati väheneb. Et siin ta on 2 ja nüüd kui me tuletasime, siis on ta siin 1. Et iga järgnev tuletis tähendab ühe võrra väiksemat astendajat. Aga see ongi nagu põhjade põhi. Sellele toetub väga suur osa gümnaasiumi tuletistest. Aga see esimene, selles ülesandes leidke funktsiooni tuletis ja arvutage selle väärtuskohas x0 niimoodi. Ehk siis see esimene funktsioon on meil 3x ruudus miinus 4x pluss 8. Kui me tahame funktsioonist tuletist leida, siis paneme selle üla-koma siia funktsiooni juurde, et nüüd me justkui näitame, et me leiame selle asja tuletise. Ja nüüd ma kuulan teie sõnu. Missugune see tuletis siin on? Näiteks Maria ütleb mulle. Siit nüüd järjest hakkame minema. Ja see 2 tuleb sealt ülevalt alla. Seega? 2. 3 korda 2. Ja mis siia üles sealt alla? 2 miinus 1. Ehk siis 1 on ju. Seega ma jätan kirjutamata. Nii, mis siin toimub? Jah, koolis jäetakse seda meelde niimoodi, et x-i tuletis on lihtsalt 1, aga tegelikult siin kehtib ka see astendamise reegel. Et kui me võtame, x ongi siis x astmel 1 on ju. Et kui me mõtleme selle astme kaudu, siis me tõstame selle ühe lihtsalt siia ette ja nüüd ühest lahutame ühe maha. Ja kui midagi on astmes 0, siis ta võrdub millega? 1-ga, seega siia tekib 1 korda 1.
võrdub 1. ehk siis lõpuks jõudsime selle üheni välja, kui kasutasime seda astendamise reeglit. see 1, see põhjade põhi. aga lihtsamalt meelde jätta jah, et x-i tuletus on lihtsalt 1. ning see 4, mis selle x-i ees on, see tolkneb lihtsalt praegu kaasas. et need arvud, mis x-id ees on, need on nagu need kordajad, mida me otseselt ei integreeri. õigemini nad tolknevad seal lihtsalt kaasas. aga siia jääb siis alles lihtsalt 4 korda 1, seega 4. ja mis selle 8-ga saab? ei. ei ole. kas keegi teab, mis 8-ga saab? ja täpselt nii, kui on lihtsalt arv, kui on ilma x-ita arv, siis ta läheb meile 0-ks. ning jah, ma ei hakka seda pikka seletust siin tegema, et miks see nii on, aga jätame siis meelde lihtsalt niimoodi, et kui on lihtsalt arv, mida me tuletame, siis ta muutub 0-ks. see lihtsalt see arv, kui te integreerite, siis ta on see pluss c. kui te integreerimise kohta midagi mäletate, et seal on see pluss c on seal juures, et see ongi lihtsalt see arv. aga ja nüüd ongi meil integreeritud või noh, ta saab veel natuke ilusamaks teha. 3 korda 2 on kui palju? 6x ja miinus 4. ja ongi see integratsioon tehtud. ning mida me peame nüüd selle mis integratsioon? Tuletis on tehtud. mida me peame selle tuletisega nüüd tegema? X tuleb asendada selle miinus 2. Täpselt nii. ehk siis ma võtan selle funktsiooni tuletise ja asendan x-ide asemele miinus 2, seega 6 korda miinus 2, miinus 4. ma ei tea, miks selles ülesandes on see x, miks tal on x-i ja selleks nagu aluseks, alaindeksiks pandud 0. ma ei tea. aga see tähendab lihtsalt x-i. ma täpselt ei oska seda selgitada. aga mis selle väärtus siis on? palju on 6 korda miinus 2? miinus 12, miinus 4, kui palju on? miinus 16, peaks olema õige. jah, miinus 16 on täpselt õige koht ning miinus 16 oleks selle õige väärtus. nii, see on nüüd tehtud. võtame järgmine on igal sellel tuletisel on nagu üks samm, justkui nagu igaüks on veits erineva maitsega. et siin on siis x kuubis miinus 2x ruudus miinus pi astmel 4. ärge seda pi astmel 4 liiga palju kartke. seda ei ole vaja, tuletises ei ole vaja seda pi-d väga karta, sest ta on lihtsalt üks arv. aga kui me hakkaks seda nüüd siin tuletama, siis kõigepealt võiks tulla siuke jagamise reegel meelde, et ma näen siin murdu, ma saan tuletada kasutades jagamise tuletamise valemit, aga siin puhul saab palju kiiremini. kui me viime ta natukene teistsugusele kujule, ehk siis hetkel on murd ja siin peal on lahutamist tehtud, ma võin võtta need murrud nagu lahku, ehk siis tavaliselt me oleme harjunud viima murde ühise murrujoone peale, aga me võime ka vastupidi võtta nad lahku, ehk siis x kuubis kuuendikku miinus 2x ruudus kuuendikku miinus pi astmel 4 kuuendikku. ehk me võime võtta need nagu alustena tükkideks lahti ning nüüd seda on palju lihtsam tuletada, sest meil on lihtsalt 3 eraldi tükki, mida me justkui tuletame. et jah. üks variant, kuidas seda veel siin nagu edasi kirja panna, oleks lihtsalt 1 kuuendikku x kuubis miinus 2 kuuendikku x ruudus miinus noh, selle pi astmel 4 kuuendikuga ei saa nagu midagi teha, ta on lihtsalt üks number. et kui me integreerime, siis me tahame ka nad nagu tükkideks lahti võtta, siis on mugavam integreerida. aga Sebastian, mis sa arvad, mis see tuletis siin siis tuleb? kuidas see kõlab? või Liset näiteks?
seesama. teoreetiliselt nagu peaks kolmega seda midagi läbi kogutama. ei no täpselt seesama reegel on ju, et see astendaja 3 tuleb ette on ju. 3x jõuab 6. ei. jah. 3x ruudus ka veel on ju, sellest 3-st lahutad ühe maha. jah, et ma panin ta täpselt samamoodi nagu kirja siia, kuigi jah. Niimoodi kuidagi, noh kirja saab panna erinevalt, ma panin niimoodi praegu. ja mis see järgmine on? ma jõuan järgi. jõua. kuuendik, 4x-i lihtsalt oota, kas sa ütlesid 2 kuuendikku? jah. jah, 2 kuuendikku, noh 2x-i siis. jah. et see 2 tuleb nagu ette. niimoodi ja nüüd, mis saab selle asjaga siin? Näeb hästi hirmus välja, onju. meelega on pandud siuke hirmus asi siia. ma olen juba ise nii närvis. jah, õnneks mul on sulle üks hästi hea tähelepanek öelda. nüüd on valmis jah? põhimõtteliselt, kui me leiame funktsiooni tuletist, onju. ning hetkel on siis funktsioonis meil x-id. siis me leiame tuletisi ainult nagu x-idest. justkui. x taga on. jah, ja siin ei ole x-i, mis tähendab seda, et see on lihtsalt üks number. ta on ilma x-ita liige, ta on justkui vaba liige. ning mis vaba liigetega saab tuletistest? täpselt nii, need kaovad ära, et me võime öelda, et siia tuleb see -0, aga noh, samas ei pea ka ütlema. et ei ole vaja kirjutada. et jah, ta on lihtsalt number, kaob ära. ja nüüd on vaja lihtsalt natuke siin ilusamaks teha. mida siin saab ilusamaks teha? nagu jah, või noh, siin saab veits taandada, vaata, see on see 1 kuuendiku korda 3. see tekib siis 3 kuuendikku, 1 korda 3 on ju. ja siis 2 korda 2 veel. siin saab taandada need liikmed maha. ja pamm-pamm. ja siis tekib 1 kahendiku x ruudus miinus 1 kolmandiku x ja see on siis see nagu noh. siit nagu väga rohkem eriti midagi teha ei saa, me võime need x-id panna sinna murrujoone peale. võib-olla mõnele pakub rohkem silmarõõmu. aga see on juba subjektiivne koht, et jah. ma ei tea, matemaatikutele meeldib, kui te näitate, et te oskate teisendada seda võimalikult lihtsale kujule. juba põhikoolist saati raiutakse teile neid lihtsustamise ülesandeid. et võite neid lihtsustamise või teisendamise oskuseid siin näidata. aga mis siis selle küsi? kuidas, kui sul on x ruut jagada 2-ga miinus x kolmandik, miks sinna nagu 2x kolmandikku ja 6-2? oota, kas sa oled oma mõttega kuskil siin või? mul nagu endal tuli teistmoodi, kui mul oli see liige 2x ruut jagada 6-ga, siis selle 2 korda 2-ga tuleb 4x jagada 6-ga. kust sul nagu erinevaks läks, juba alguses oli erinev või? kas sa oled mõttega kuskil nagu, kus sa oled? ma ei näe. ma ei saa aru. ootage, sest sealt jääb ju. kas mul on mingi viga või? mina ütleks küll. kus? nagu see koht, vaata, kus on see 2x ruut jagada 6-ga. nii, siis sealt peaks jääma üles 4x. aga ma ei näe kuskil, et jääks 4x. teise, esimese peale. 4x. algul jääb nagu 4x kuuendati, siis ma taandan nagu, või noh, ma jagan 6 ja 4 2-ga läbi, üles jääb 2x ja alla 3. nagu mul jäi üles 2x kolmandikku. ma võin näidata oma viigi, kus ma praegu tahvlit ei saa niimoodi. näita jah.
ma ei saa aru. ma ei saa aru, mida ta mõtleb. mul päev. mina tegin niimoodi. neli ja kuus jäi mul, siis ma jagasin kahega läbi ja jääb 2x kolmandikuga, seal jääb ainult tahvlil x kolmandikku ja siis ma mõtlesin. aa jaa, seal on 2 ju. ma nüüd ka näen ise, vot ei märka mõnikord. täpselt, seal on ju see. jah, ma millegipärast, ma unustasin, ma ei märganud absoluutselt teda siin. ma märkisin ainult teda siin. jah, täpselt nii, et väike tähelepanu viga, ehk siis jah, selle asemel siin peaks olema hoopiski 2. siin on ka siis 2. jah, 2x kolmandikku. väga hea tähelepanek, ärge liiga palju usaldage mind. ma võin teha mõne tähelepanematuse vea. aga õnneks ma oleks selleni ilmselt välja jõudnud, sest ma olen vastusest siia pandud igal juhul. kuidas me selle 10 kolmandikuni peaks jõudma? asendame jälle x-i -2-ga onju. ehk siis. kas ma võin ta 3 1 kolmandikuna ka ette või? 3. nagu lõppvastuse ma mõtlen, mitte 10 Jaa. kolmandikku. absoluutselt. absoluutselt. -2 korda -2. siia tuleb siis 4 kahendikku ehk siis 2. ja siia tuleb siis pluss 4 kolmandikku. mis siis kokku tuleb jah. 3 1 kolmandikku või siis 10 kolmandikku. jah, matemaatikutele vist üldiselt meeldibki see segaarvu kuju nagu rohkem. aga noh, 10 kolmandikku või 3 1 kolmandikku. It don't matter. aga see järgmine on jälle natuke teistmoodi. vesi on ikka hea jook. aga nii. et jah, see tuletamine ongi üks siuke arvudega, see üks kogu aeg nagu üks justkui kogu aeg üks ja seesama vanem. selle astmega. aga lõpuks me jõuame ka nende tuletise nagu rakendusteni välja, et kus me seda päris elus kasutada saame. no kuskil ikkagi saab. aga mis ta siin meil on? selle jaoks peab ta. kuivalt selline olema. keegi pakub mingi idee välja äkki. siin on erinevaid variante, kuidas teda siin tuletada. saad nagu suruga läbi korrutada, see X-puudu seal ees. absoluutselt. ja ma teeksingi täpselt seda, et ma avaksin lihtsalt sulud, sest siis me ei pea seda korrutamise valemit kasutama. see on siis 3x astmel 4 ja miinus x ruudus. ja teda on nüüd nagu väga mugav tuletada. tuleb siis 3 korda 4 on 12. x astmes 3 miinus 2x. ja lähme väga tempokalt siin lõpuni ka. asendades selle -2. nii, 12 korda. siis -8 on siis -96 ja pluss 4 kahte otsa -92. ja me oleme omadega mäel. vastus on käes. nüüd läheb huvitavaks. nüüd tulevad meile mingisugused valemid, mis, kui ma enda hiire ka üles ei leia. nii, kas siin jäi veel mingisuguseid segaduse olusid? tundub, et keegi ei nuta veel. tore. praegu hoiame tagasi. mida? praegu hoiame tagasi. ma vaatan, kui see nagu üle piiri läheb, siis on motivatsioon laes äkki midagi küsida, aga
mis ta on? E-ruudus, E on huvitav asi, see siis E peal on. E-astmel X ja pluss 2LNX. Vot see on nüüd siuke tuletis, kust me võime selle meie hea valemi aknast välja visata. Temast ei ole siin mitte mingit kasu. Siin on nüüd tegemist sellise natukene erilisemate valemitega, mida nii tihti ei kohta, aga ma tahtsin ikkagi paari klassikalisemalt näidata, et ma ikkagi avastasin, et need peaksid olema kitsas matas ka sees. Muideks, ma kuulsin ühe kooliõpetaja käest, et te saate eksamil valemilehte kasutada. Kas ma olen teile juba rääkinud või ei ole? Olen rääkinud. Minu õpetaja ütles, et meie ei saa. Et nagu järgmine 12. No jah, praegu ma kuulen mingeid erinevaid asju, et ühed ütlevad seda, teised teda, ma ei olegi kindel. Mis siis saab? Et jah, see on huvitav. Igal juhul. Kas nagu lai saab ka siis eksami paberil, kuidas see nagu toimub? Ma usun küll, jah. Ma usun ikka, et kui peaks saama, siis ma usun, et lai saab ka, jah. Tavaliselt oli ju see, et vist need õpilased, kes nagu on aeglasemad, need saavad mingi paberlehe vaata, vähemalt 9. põhikoolis oli jah, niimoodi mingi õpijogi sai endale Ma ei valem. kujuta ette seda. Jah, mingi siuke lugu on, no nüüd vist äkki kõik siis. No vähemalt see on nagu teemaks. See on selle sooritusarenduse pärast, et sul jääks nagu tulemus ja Lihtsalt selle meeldejätmise taha. Sellepärast ma lugesin ühte artiklit selle kohta ja siis Ma olen jumala nõus, nagu ma olen jumala nõus. Ma olin ise esimene kord, kui ma eksamil läksin, ma olin nii närvis ja mul sellepärast mul läkski nagu pigem lappesse. Aga järgmine kord olin juba vähem närvis ja läks hästi. Igal juhul, mis värk siis siin on? Kõigepealt, mis asi on E? Kas keegi teab? Kindel arv. 2 midagi. Täpselt, ta on mingi 2,7 midagi. Et ta on siis samamoodi nagu pi, ta on lihtsalt mingi arv. Seega, mis on selle tuletis siin? 0 täpselt, nii temal võime siin ära unustada. No ärge joont peale tõmmake, aga tema unustame ära. Nii, aga nüüd on see E astmel X. See on X sees, nii X on siin olemas ja me tuletamegi nagu X-iga liikmeid, seega tema mängib nüüd rolli ning kas keegi teab, oskab öelda, mis on siis E astmel X-i tuletis? Lihtsalt ei. Täpselt nii. E astmel X-i tuletis ei muuda mitte midagi. Miks see nii on? Ma ei tea. Aga minu õpetaja ütles nii, et E astmel X on ainukene arv, mis nagu jonnib, et ta ei muutu. Ta jääb täpselt samaks. Seega E astmel X-i tuletis, ma panen selle nulli praegu lihtsalt näidata. E astmel X-i tuletis ongi lihtsalt E astmel X. Ja nüüd on siis 2 korda LNX. Hetkel see 2 on siis lihtsalt tootnud kaasas, 2 ei mängi siin nagu suurt rolli. Aga see LNX, mis on LNX-i tuletis, kas keegi teab? 1 jagatud X-iga. Täpselt nii, 1 X-indik. Jällegi, mingit loogilist selgitust mul sellele ei ole, see on valem pähe. No nüüd äkki ei pea enam pähe õppima, kui saate lehe. Aga jah, nii see on. Ma ei tea, mis see nii on, aga siuke see tuletis ta tuleb. Ehk siis siia tuleb, hetkel see 2 on siin tootnud kaasas, 2 korda 1 X-indik. Ja jõuame lõpuks kohta, et kui ma nüüd ühtegi hooletusviga jälle ei teinud, siis peaks midagi sellist olema. Jah, vaadake. Ja siis me saame asendada kõik X-id ühega. 1 on tore number. E astmel 1 pluss 2 jagatud 1-ga ongi siis E pluss 2. Vähemalt üles on ütleb samamoodi, et see vastus on E pluss 2. Ehk siis te saite siit 2 sellist... Ma mõnikord kasutan sõna ekstravagantne, aga ma ei tea, mida see tähendab. Mulle lihtsalt meeldib see sõna. Ja siis ma hakkasin ütlema praegu, et saite endale 2 ekstravagantset valemit juurde. Ma ei tea, kas ma ütlesin midagi õigesti või mitte, aga nüüd saite juurde. Vaat, ja siit edasi läheb ainult huvitavamaks. Ma jätan selle... Jätan need valemid hetkel, noh, tegelikult suva, las mingu ära. Nüüd on peas. Igaveseks. Järgmine. Sebastian tahab tahvli ette tulla. Ei taha. Juba käisid, jah?
jaa, mul tänane kord on tehtud. See on nüüd huvitav. See on siuke, et nagu... Nüüd me räägime jälle uuest asjast. Nüüd me teeme... Nagu siin ei ole... alati on võimalik kuidagi lihtsamalt teha, aga siin mina ei näe lihtsamat viisi kui see tuletamise korrutamise valem. Et hetkel meil on siin justkui 2 x-iga liikme vahel korrutustehe. Kui siin vahel oleks pluss-tehe, siis me võiks vaadata neid nagu eraldi, nagu me senimaani oleme vaadanud. Aga nüüd siin on korrutustehe, mis tähendab, et me peame neid vaatama nagu seotud. Enam ei tohi eraldi võtta. Ning kas keegi teab seda korrutamise valemit? Ma panen ta mingi teise värviga. Seda tuleb siis x-ruudu tuletis korda EX pluss x-ruut korda EX-i tuletis jagatud. Ei ole jagamist. Korrutamisel ei ole seda. See korrutamise valem on midagi sellist. Et kõigepealt me võtame esimesest liikmest tuletise, teise jätame samaks, pluss esimene liige korda teise liikme tuletis. Et me võtame mõlemast liikmest ühe korra tuletise ja samal ajal jätame siis teise jätame nagu samaks, mis ta ka oli. Ehk siis ta oleks midagi sellist, et mis on selle esimese liikme ehk siis x-ruudu tuletis? 2x ning teise liikme jätan lihtsalt siia siis samaks talle taha toletama. Nüüd on pluss. Nüüd jätan esimese liikme samaks ja mis on EX-i tuletis? Jah, ta nagu ei muutu. EX-i tuletis on EX, et tekitab võib-olla segadust, et nagu ei olegi tuletist leida, aga tegelikult oled, et EX-i tuletis ongi EX. Ning vaatame, nagu teda ei saa väga nagu lihtsamaks ka muuta. Saaks ühe x-i tuua sulgude ette, aga nagu what's the point of that? Asendame siis selle 0 või selle -2 x-i tasemele. Arvutame seda väärtuse välja. 2 korda -2. Ja astmel -2 pluss -2 ruudus ja astmel -2. Nii, okei. Kui palju on 2 korda -2? -4, jah. Ma jätan selle e-astmel -2 praegu lihtsalt selliseks. Korrutan ainult siis. Kui palju on -2 ruudus? Pluss 4. Täpselt nii. Ning kas keegi oskab öelda, miks kogu see asi võrdub siin 0-ga? Täpselt nii, et see e-astmel -2 ja e-astmel -2 on justkui nagu -4x pluss 4x võrdub 0-ga. Ja siin on sama lugu. Lihtsalt see e-astmel -2 on nüüd just nagu see x. Ta on nagu see, ta on lihtsalt kordaja tema juures. Et jah, lõpuks teeb kokku 0. Et siin puhul oleks olnud lisatöö hakata seda -2 siia nagu välja arvutama. Aga võib, lõpuks peame jõudma, kui me teeme kõik õigesti, peaks lõpuks ikkagi igatipidi 0-ni jõudma. Nii, vaatame edasi. Palju meil aega on? Aega on tore, siis ei ole vaja kuskile rutata. Nii. Ja nüüd on veel 2x pluss 1 jagatud x ruudule. Missugused on meie kommentaarid? Me kardame jah, sest meil jagamine on nagu sees, et ja jagatud on siis, siin all on ka x ja üleval on ka x, mis tähendab, et meil ei ole mõtet neid nagu eraldi tükkideks võtta, nagu me enne selle 6-ga tegime. Siin puhul siis on, me kas mõtleme midagi hästi lahedat välja või siis kasutame seda tavalist jagamise valemit, mis on üsnagi siuke pikk ja veaohtlik tegevus. No siin on üks variant, mis teeb natukene seda asja lihtsamaks, aga mitte eriti.
et see on vastik on igal juhul. no teeme seda jagamist. ma usun, et see jagamine, ma isegi, kui ma gümnas olin, siis ma tihti kasutasin ka lihtsalt seda jagamisreeglit, ma ei viitsinud hakata mõtlema, mis oleks see nutikas, siis ma olin nagu, panin valemisse sisse ja tehtud. igal juhul, kas keegi teab seda jagamise? noh. ma pean ütlema või? see tuleb siis 2x pluss 1 tuletis korda x ruut. ehk siis a tuletis korda b. miinus a korda b tuletis jagatud b. b ruutus. B ruutus, täpselt nii. et kui me sellist kuju siin, kui me järgime seda valemit, siis me jõuame lõpuks õigesse kohta. vaatame, kas me siis jõuame ka. seega, kõigepealt lugeja tuletis, ehk siis lihtsalt 2, kõik ülejäänud kaob ära. 2 korda nimetaja, seega x ruutus, miinus 2x pluss 1 korda x ruudu tuletis ehk siis 2x ja alla läheb siis x astmes 4. see on siis x ruudus ja korda veel ruudus ehk siis nagu x astmel 2, sellepärast tuleb see 4. sest valemis on ruudus ja siin on ka juba ruut. topeltruut on 4. ja nüüd on, me oleme tuletanud, et kui me juba siia asendame selle, mis väärtust me tahetakse, kui me siia juba 3 asendame, me peaks vastuse kätte saama, aga seda saab natuke lihtsamale kujule viia. et kui me sulud avame, mis siis tuleb siia miinus 4x ruudus, miinus 2x jagatud x astmes 4, tuleb siis miinus 2, naljakas 2, 2x ruudus miinus 2x jagatud x astmes 4. nüüd saame veel, noh, ma võtaks näiteks miinus 2x võtaks sulgud ette, sulgude sisse jääks siis x miinus 1. nüüd me saame ühe x-i, x astmes 3, ühe x-i saame maha võtta. jääb alles siia miinus 2, sulgudes x miinus 1 ja x astmes 3. et nagu väga palju ei saanud ilusamaks teda, aga noh, midagi sai. nüüd on natuke lihtsam on asendada nüüd seda 3, kuigi me tegime lisatööd, et teha ta lihtsamaks, et asendada 3. kus see perfektne tasakaal täpselt paikleb, ma ei tea. et aga hetkel tahab ülesanne, et me asendaks x-i asemele nüüd 3. ja siis me saame minna final bossi juurde. sellest nagu väga palju raskemaks ma ei tahaks minna. no tegelikult väga ei lähegi raskemaks ausalt öeldes. et selle jagamisvalemiga nagu see asi piirdub, et sellest nagu raskeks läheb siis, kui tekib segadus kuskil. ja segaduse vältimiseks peab harjutama. mis ta siis tuleb siia miinus 2 korda 2 jagatud 27-ga miinus 4. oligi peale. kus on viga? kus on viga? siis peaks tulema 8 siia, ma panen 4.
või äkki ongi 4 või võib-olla mul on seal viga. 3. 2. Leidsin. Siin on pluss. Ma panen punasega. Siin on pluss. Sellepärast, et ma võtsin -2, võtsin sulgude ette. Seega mõlema märk peab siin muutuma. Sulu sisse tekib siis x pluss 1. Ja tekib siis 4 siia. 4. Ja jõudsimegi -8-ni. Ja on see lugu olemas. Jess, matemaatika ei ole katki. Tore. Jätkuvalt senimaani ma olen oma elus jõudnud kogu aeg sellesse kohta, et matemaatika ei ole katki, aga mina olen. Vaatame, mis see lõpp siis on. Ei tundu nagu väga hull. Aga sa saad seda väga hulluks enda jaoks nagu teha, kui sa lähed valele rajale. Elus on ka nii. Nii, mis ta siin on? +1 jagatud ruutjuur x miinus 1. See eelmine ülesanne, seal tegelikult me oleks saanud viia ta juba alguses sellisele kujule, et me oleks saanud seda korrutamise valemit kasutada. Aga see oleks jälle ekstra pingutus olnud, seega ma ei tea, mis see kõige lihtsam variant peaks olnud. Keeruline valida. Just kui kõige lihtsam on see, mida oskad. Aga no siin ei ole nagu eriti varianti, et siin me peame tegema selle jagamisvalemiga jälle. Lugejas ja nimetajas on x ning siin ei ole ka, vähemalt ma ei näe oma silmaga mingisugust trikki, millega me saaksime viia ta mingisugusele muule kujule, kus või äkki? Lähme minna. Mul tuli mõte. Mis siis, kui me laiendame kogu seda asja x-1-ga, ma ei tea, kas see töötab, ma ei tea, ma ei ole kindel. Ehk siis, kui me korrutame lugejast ja nimetajat, tehniliselt see peaks olema nagu, tehniliselt see peaks, üles tekib siis x-1, keegi teab miks või? Jah, siin on ruutude vahe valem, et ja me saame sellise asja siia ja siin oleks siis, kurat ei tea, kas ta tuleb nagu ilusam või nagu väga ei tule. Et seda siis x, sorry, mitte ruudus, vaid oota, no tähendab, et oleks ruudus, aga see ei oleks nagu otseselt ilus samm. Ei, ta ei lähe ilusasse kohta välja vist, jah. Mõtke seda. Me võime siin teha selle sulud lahti, aga ega jah, ta ei lähe ilusamaks. Oli mõte, no lugeja läks ilusamaks. Lugeja on väga ilus, aga nimetaja ei ole eriti ilus. Et me saame siin öelda, et see nimetaja on tema, aga siis me saame öelda, et on x miinus 2 ruutjuur x pluss 1 siis selle vaheruudu valemiga. Aga jah, ta ei ole nagu otseselt ilus. Ta ei ole ilus, ma tahtsin nagu nendest juurtest lahti saada, aga see üks juur jäi sisse. Kas nendest juurtest ka niimoodi saaks lahti, kui me paneks nagu x-i asendaks -2, siis see ruutjuur on 1/2? Või midagi sellist? Oda. Et kui me paneksime x-i asendajaks -2, sest et see on nagu 1/2. Ruutjuur on ju.
ruutjuur on siis, see on siis x astmel 0,5 on ju. jah. siin ka x astmel 0,5. jah. kas me saaks nagu vastendada? kas me saame teda astendada 2-ga, saaks 1? see on hea mõte, aga kuidas? et kuidas? ma vist tegelikult seda üritasingi teha nende selle laiendamise kaudu, aga me ei saa lihtsalt öelda jah, et paneme talle mõlemasse astmesse 2. sa võid proovida, vaatame, kas jõuame mõlemad -0,5-ni välja. proovi, aga ma kahtlen, et ei tea. ma kahtlen, et siin on ikkagi see jagamise valem on ainukene variant, seega kõigepealt ülemisest leian selle tuletise. nüüd on küsimus, mis on ruutjuur x-i tuletis? leian selle nagu eraldi siin. see on siis ruutjuur 0,5 tuletis, sorry, x astmes 0,5 tuletis. see on 1 jagada 2 ruutjuur x. jaa, see on nagu valem on ju. jaa. jah, sa võid seda valemit kasutada, mulle meeldib, kui mul on ülivähe valemeid elus, mida on pähe õppida. ma teeks vastendamisega lihtsalt jälle 0,5 x-i ja siis 0,5-st lahutan 1 maha, tekib -0,5. et see tegelikult tähendabki täpselt seda, mida sa ütlesid, lihtsalt nüüd on natuke teisel kujul. kui ma selle miinusmärgi siia sisse rakendan, siis see x läheb murujoone alla ja ta läheb ruutjuure alla ka veel. aga ma jätaks ta sellisele kujule, sest muidu meil hakkab siin neid tekkima palju, aga me peame kõik jõudma õigesse kohta, kui me teeme õigesti. ehk siis selle ruutjuur x-i tuletis on siuke asi. järelikult valemist lähtuvalt ülemise osa tuletis on ka seesama 0,5 x astmes -0,5. ja seda ma korrutan siis selle alumise liikmega ning nüüd lahutan ülemise korrutise või siis summa tähendab ja korrutan seda alumisega. ning all on tegelikult see tuletis on täpselt sama, sest me tuletame ainult seda ruutjuur x-i. ühe tuletis on jätkuvalt 0. ainult teda me tuletame, seega kogu selle nimetaja tuletis ongi seesama 0,5 x astmes -0,5. ning siis nimetajasse tuleb see nimetaja ruutu võtta. nii. ega ta ilus ei ole. vigu saab teha palju, sest et siin on palju eetikaastmesse tulevad sellised veidrad astmed taga. aga ma tahan näha, mis siis juhtub, kui me avame need sulud. mis te pakute, kui ma hakkan järjest siit korrutama, et kuidas see välja näeks, kuidas kõlab esimese, aga ma teen ta siin üleval, siis 0,5 x-i -0,5 korda siis ruutjuur x, mis on siis x astmel 0,5 ja siis on veel miinus siis noh, -1-ga ka läbi korrutatud kogu see eesmine liige ehk siis 0,5 x-i -0,5. nii, see oleks esimese sulu siis nagu läbi korrutatud, see oleks esimene sulg avatud sulgudena. mind huvitab just see siin, nagu see asi mulle meeldib tegelikult, see olukord. miks see asi mulle meeldib? mis te arvate, miks mulle see meeldib? täpselt nii, et kuna siin on alused, siin on see, kuna alused on samad, siis astmed me liidame kokku.
seega siin miinus 0,5 pluss 0,5 teeb kokku 0. Mis tähendab seda, otsus käes. et said või? jah, Kuidas? 0. Aga nagu, mis tegid? ei, ma sain 0, mitte 0,5. Sa said, sul on vastus käes, palju õnne. Selles suhtes on ju hästi. No ega sa väga mööda ei pannud. jah. Tuled lähedal. Et aga siin siis 0,5 korda 1, et see x siis taandus 1-ks. Sest siia tuleb x astmes 0. Tuleb siit kokku. Vaat. Jääb 0,5. Noh, see miinus 0,5 x ja miinus 0,5, see jääb alles. See jääb alles. Ja mis selle teise korrutisega saab? Kui ma avan need teised, kui ma avan selle teise suu, mis sa, Sebastian, arvad, mis siin juhtub? märgid teised siin. Jah, sest et siin on ees miinusmärk on ju. Just täpselt. Seega ma panen ta siia alla. Seega miinus 0,5 x astmel miinus 0,5 korda x astmel 0,5. Jälle seesama olukord tekib on ju. Ja see on miinus 0,5. See on siis selle ühega läbi korrutatud omavahel. X astmel miinus 0,5. Nii, ja see võrdub siin ka siis miinus 0,5 miinus 0,5 x astmel. Oi, see on nii palju 0,5-sid, ma olen juba nagu 0,5-st on pilt silme ees nii kirju. Aga jah, ehk siis nüüd on need sulud avatud. Kõigepealt saime siia 0,5 miinus 0,5 x astmel miinus 0,5. Ja siis miinus 0,5 miinus 0,5 x astmel. Ma arvan, et see on suht selge, et vastus on miinus 0,5. Ma ei tea, see on juhus praegu vist, et see tegelikult nii läheb, aga igal juhul. See on siis lugeja. Ja siis nimetades tuleb siia, noh, me võime ta siin avada, aga tegelikult siin isegi pole vaja neid sulgi. No tähendab, kunagi ei tea, et kas on vaja või ei ole, võib-olla sellest saab midagi. Aga minu meelest praegu siin isegi ei ole mõtet avada neid sulgi. Aga tegeleme kõigepealt selle ülemisega. Mis sa, Marie, mis sa enda silme ees näed? 0,5. Jaa, ülipalju. Kas midagi saab nagu lihtsamaks ka teha siin? Mingeid sarnaseid liikmeid kokku viia näiteks? Näiteks nagu mis selle 0,5 saab? Täpselt nii, see on positiivne 0,5, see on negatiivne 0,5, kaob ära. Ja kas need ülejäänud kaks liiget, kas need on ka nagu sarnased liikmed? Tegelikult on ju, sest x astmel miinus 0,5 on mõlemal. Need on täpselt samad. Seega, kui palju on miinus 0,5? Miinus 0,5. Täpselt nii. Jääb alles siia siis miinus 1, x astmel miinus 0,5 ja jagatud. Jah, jagatud selle suluga. Jah, ning nagu siin ega väga nagu rohkem teha ei saagi. Õnneks me jõudsime nagu sellest suht koledast kujust mööda pikka teed, jõudsime natuke ilusama kujuni. Noh, mida siin veel saaks teha, on see miinusmärk siin astmes ära kaotada. Kui me kaotame selle miinusmärgi siin ära, siis see x liigub nimetajasse. Ning siin on ta siis juba positiivne. Ja noh, kui see 0,5 veel siin ära kaotada. Miinus 1, x ruudus, 1 ruudus, miinus 1 ruudus, nii. Nagu rohkem lihtsamaks või kuidagi teistsugusemaks teda
muuta ei saa. see on nagu maitse asi, et kas sulle meeldib rohkem see kuju või see kuju. Need tähendavad kõik täpselt samat asja, sama väärtusega. aga vaatame, kas me nüüd jõuame sinna, kui me asendame mille, kui me 4 asendame. no ma võtan selle kõige viimase, siis asjad jooksevad sul natuke kokku. ruutuur 4, okei, see on väga mugav võtta. siin on veel ruutuur 4, väga mugav võtta. okei, see peaks olema suht lihtne arvutada. 2 korda siis 1 joodus ja ongi -1 kahendik. siin on vahe sees. ja me jõudsime sinna. oli ju lihtne? kui suur on tõenäosus, et see tuleb eksamile? väike. jumal tänav. aga mitte 0 et mitte 0, ühesõnaga noh, kui me juba täna ikkagi eraldi spetsiaalselt tuletist võtame, siis ma tahtsin ikka nagu minna lõpuni välja seda tuletisest. Tallinna kaua. et tahtsite tuletist, saite tuletise, et nüüd saime nagu, jõudsimegi siis kõige lihtsamast kõige nagu raskemani välja. nii, need olid siis nagu sellised toored tuletised. et see oli lihtsalt tule.